Talvisel ajal tuleb olla liikluses veelgi tähelepanelikum ja vähem oluline ei ole ka helkuri või mõne muu valgusallika kandmine. Sellepärast, et kui neid ei ole, siis on ju autojuhil jalakäijat pimedal ajal eriti raske märgata ja õigeaegselt näiteks pidama saada. Tänases liikleja saates uurimegi, kuidas käituda, kui auto kaotab libedal teel juhitavuse, miks on helkuri kandmine nii oluline ja kuidas üldse talvistes oludes liigeda. Helkurita jalakäija on lähitulede valguses nähtav alles 30 meetri pealt, aga õnneks saame seda olukorda parandada ja sellega, kui kanname kvaliteetseid helkureid õiges kohas. Sellisel juhul oleme lähitulede valguses nähtavad juba 130 meetri pealt ja kaugtulede valguses lausa 300 meetri kauguselt. Ennast on oluline nähtavaks teha sellepärast, et sa oleksid liikluses nähtav ennekõike autojuhtidele, sest kui sa tahaksid üle tee minna või tahad üle tee minna ja sul ei ole helkurit küljes, siis on väga suur tõenäosus, et autojuht ei märka sind õigel hetkel. Ehk siis ta ei saagi sulle seda teed anda. Selleks, et autojuht saaks teil enne ülekäigurada teed anda, ta vajab vähemalt 28 meetrit, et seisma jääda. See tähendab seda, et ta peab enne seda teid märganud olema. Kui sul helkurit küljes ei ole, siis autojuht märkab sind vahetult võib-olla 30 meetri pealt, ehk ta ei jõua mitte midagi teha, et õigel ajal seisma jääda. Ja kui me nüüd võtame seda, et jah, kuival teel autojuht vajab seda 28 meetrit, kui ta sõidab kiirusega 50 kilomeetrit tunnis, eks ju. Aga kui see autojuht ületab kiirust, kui õues ei ole kuiv ilm, vaid on märg, on libe, meil on kohe-kohe talvised teeolud, tuleb sinna ka lumi ja jää, siis see meetrid või see maa, mida ta vajab, et seisma jääda, läheb mitmeid kordi suuremaks. Kui me helkuri külge paneme, siis see 30 meetri pealt, kus ma enne ilma helkurita nähtav olin, ma muudan selle nähtavuse 130-150 meetri peale lähitulede valguses. Kes peavad ennast siis nähtavaks tegema? Nähtavaks tegema peaksid kõik liiklejad, kes liikluses osalevad. Jalakäijad, siis sinna juurde jalgratturid ja ka autojuhid, kes arvavad, et nad tegelikult sõidavad ainult autos, aga tegelikkuses, kuidas ma lähen sinna autosse või kui ma autost välja tulen, tahan töö juurde minna, ma kõnnin ju jala, ehk siis hetkel enne, kui ma lähen autosse, ma olen jalakäija, kui ma väljun autost, ma olen jalakäija, ma pean siis ka ennast nähtavaks tegema. Ja lisaks loomulikult, et kui me käime lemmikloomadega õues jalutamas, väga mõistlik oleks ka lemmikloomad teha nähtavaks, helkurid külge, igasugused põlevad vidinad, tulukesed vilkuma. Kõikide ohutustoodete ja nii ka helkuri kasutusiga ei ole lõputu. Kontrollida saab helkuri töökorras olekut taskulambi või näiteks mobiiltelefoni valgusega. Tõstes valgusallika silmakõrgusele ja lastes sel helkurile peale paista, peaks töökorras helkurilt valgus selgelt tagasi peegelduma. Õige helkur tegelikult on selline helkur, kui sa poest lähed ostma ja seal pakendi peal on kirjutatud CE, et mis ongi Euroopa määrusega välja toodud, et üks numbri kombinatsioon, siis sa tead, et tegemist on sertifitseeritud helkuriga, ta pind on piisavalt suur, et ta peegeldab maksimaalselt seda valgust tagasi, aga on olemas ka sellised helkivad tooted, mis justkui näevad välja helkurite sarnased, aga neil sertifikaat puudub ja neil ei olegi vajadust ega võimalust lähitulede valguses seda valgust tagasi peegeldada kuni 130 meetri pealt. Et ehk siis hästi oluline on tegelikult kontrollida helkuri ostmist, kas tal on ka see sertifikaat sees. CE-sertifikaat ühesõnaga. CE-sertifikaat, just. Helkurit on kõige õigem kanda niimoodi, et sa kinnitad auto tulede kõrgusele. Ehk kui sa oled kasvult kuskil 170 kuni 185, ta on sinu põlve kõrgus. Maanteel on helkuri kandmine olnud kohustuslik üle 25 aasta ning alates aastast 2011 on helkuri kandmine kohustuslik ka asulas, nii halva nähtavuse korral kui ka pimedal ajal. Möödunud aastal hukkus Eestimaa liikluses 13 jalakäijat. 7 jalakäijat sattus õnnetusse asulas ja 6 maanteel. Pimedal ajal juhtunud õnnetustes hukkus 5 jalakäijat, kusjuures ükski neist ei kasutanud helkurit või muud valgusallikat. Tallinna-Tartu maanteel juhtunud õnnetus, kus vanemas keskeas meesterahvas sõitis kaubikuga. Ilm oli kehv, tuiskas, sadas lund, lörtsi, temperatuur oli 0 kuni -4, läks külmemaks
ja pime aeg veel takkapihta ja kaubik kaotas juhitavuse ja kaldus külg ees vastassuunavööndisse, põrkas kokku veoautoga ja selle veoauto taga liikunud teine veoauto sõitis esimesele veel tagant otsa, kuna pikivahe oli lühike ja pidama ei saanud. Ja õnnetuses siis kaubiku juht hukkus ja veokite juhid pääsesid vigastusteta. Ja eks talvel tuleb ikka endale meelde tuletada seda, et lubatud maksimaalne sõidukiirus, see ei ole kohustus. Vabalt võib sõita aeglasemalt ja kui teeolud on kehvad, eks siis tulebki kiirust vähendada. Tuleb hoida oluliselt pikemat pikivahet ja arvestada sellega, et pidurdusmaa on oluliselt pikem. Et juhid oskaksid keerulistes ilmastikuoludes toime tulla, selleks tuleb juba autokoolis läbida libeda sõidu koolitus. Aastate möödudes need oskused aga kindlasti ununevad. Seega tuleks neid meelde tuletada. Me teeme katse ja uurime, kuidas käituda, kui teele ilmub takistus ja auto kaotab libedal teel juhitavuse. Autorooli asub stand-up-koomik Mattias Naan ja teda juhendab sõidukoolitaja Indrek Madar. Talvised teeolud, teele ilmub ootamatult takistus, on see siis põder, kuskilt veokist maha kukkunud mingi pakk või midagi muud ja sa pead ümber sellest põikama. Põikad mööda, läbi vastassuunavööndi, oma suunavööndisse tagasi, oled valmis? Ma ei tea, aga proovime. Lähme! Nii pean hoo sisse saama. Ja mine 3. käiguga. Ja ma ütlen sulle lihtsalt põder, peale seda võid sa hakata tegutsema. Ja ma ütlen sulle ka kiirust võib törtsu lisada, siis sul on natuke aitab, väga hea. Põder! Okei, saan vähemalt. Põder on surnud. Seekord põder sai surma. Õnneks need olid ainult koonused. Aga kas proovime veel ühe korra? Jaa, ikka. Et praegu oli 47, võtame 5 kilomeetrit tunnis kiirust alla, vaatame, mis juhtub. Ja väga hea, kiirus on väga okei. Põder. No, läks natukene paremini. No Mattias, 2 korda tehtud. Kuidas esimest korda kommenteerid oma sooritust? No ma andsin ennast maksimumi. Lõpuks panin ikkagi vist, ega midagi teha ei olnud. Võib-olla panin liiga kiire aga eks ma tegelikult mul ju oli siuke linna kiirus. Sinu suurim viga oli see, et sa pidurdasid ja samal ajal keerasid rooli. Ja nüüd on see, et kui ratast takistatakse ja samal ajal keeratakse rooli, vaatamata sellele, et sõidukil võivad ka ABS pidurid olla ja tänapäeval enamusel autodel on, siis auto liigub ikkagi otse ja sa ei saa sellest takistusest mööda. Esimese korra puhul oli näha ka see, et sa läksid veel paanikasse. Algul keerasid rooli ühele poole, auto ei keeranud, siis vaatasid, et midagi on mäda, keerasid rooli tagasi teisele poole, aga pidur oli sul peal ja me sõitsime sellest takistusest otse läbi. Ehk kui see põder ilmub meile tee peale viimasel hetkel, siis tihti on see olukord, et me ei tohi üldse pidurdada. See on väga raske, aga meil on ainult reageerida veerand roolipööret. Veerand. Ja üks näpunäide veel. See aeg, kui takistus tuli teele, sidur alla ja veerand roolipööret. Seda selleks, et kui me siduri alla vajutame, siis autoratad veerevad kõik vabalt, ühtegi ratast ei pidurdata ega kiirendata ja sellega me väldime selle, et sõiduk satuks libisemisse. Aga kui on automaatkast? Kui on automaatkast, siis selle luksuse me peame kahjuks kinni maksma. Midagi pole parata. Okei, no aga proovime siis. Hoia. Põder. Ja see on ikka sellest refleksist lahti saada, et pidurile ka vajutada. Jaa, aga seekord panid sealt teepeenra poolt mööda. Tuli vastu samal ajal või? Ma mõtlesin, et kui põder jookseb, äkki ma jooksen talle otsa või sõidan tõest, nagu et kui põder oli tee keskel, et kui ma ta ette keeran, äkki ta jookseb siis sulle sisse.
Sa muretsesid minu pärast. Pigem kraavi. Aga tegelikult on see küsimus, et ega me ei saa põdrast alati ühelt poolt mööda sõita. Sellepärast, et kui meil samal ajal tuleb sõiduk vastu, siis me peame sellega ka arvestama, et ega me vastassuunavööndisse ei saa keerata. Okei, proovime. Proovime uuesti. Kiirust on piisavalt. Minu viga. Aga väga tubli! Väga tubli! Ega liiklus ei öeldagi põder ju. Mattias, kuidas kommenteerid? Nõuanded pidasid 100% paika. Ainuke asi, et see on ikkagi kehamälus millegi pärast kohe plokki vajutada. Nagu pidurid kohe plokki millegi pärast. Et sellele peab väga mõtlema, et ma ei tea, kuidas see reaalsuses, seda peab ikka harjutama, et kuidas see reaalsuses on, et ma ei vajutaks kohe sidur ja pidur korraga, et olla ainult sidur vajutada. Et seda peakski mingi paari aasta tagant siin käima harjutama, sest et hoida meeles. Võtame tänase päeva kokku selliselt, et vali sobiv sõidukiirus ja pigem võta nõks kiirust alla. See suurendab su turvalisust. Ja kui nüüd tõesti hädaolukord tekib, siis mõtle selle peale, kuidas rooliga käituda. Rooli ei ole vaja palju keerata. Pidurit ei ole alati vaja vajutada, vaid siis, kui takistus ilmneb ootamatult ja see takistus on sulle nii lähedal, et pidurdamine takistaks sellest takistusest ümberpõikamist. Kui sa näed kaugemalt takistust, siis otse loomulikult pidurda. Vähenda kiirust ja põika sellest takistusest ümber. Kui sul isegi ei õnnestu ümber põigata ja sa sellele takistusele otsa peaksid sõitma, siis sa sõidad sellele takistusele otsa oluliselt väiksema kiirusega ja kahjud on oluliselt väiksemad. Nii et pidur ei ole alati halb, aga teatud juhtudel võib olla. Ehk siis rahulikult, pigem rahulikult ja tegelikult mul pole vist elu seeski olnud probleemi sellega, et kõik must mööda sõidavad. Et ma võin vabalt olla see, kes võtab rahulikult. Just, sinu sõidukiirus ei vähene ja teised sinust mööda sõidavad. Just. Juhul, kui sõiduk satub kurvis esiosa libisemisse, siis vajuta sidur alla. Automaadi puhul vabasta gaasipedaal ja keera rooli otsemaks. See aitab taastuda sõiduki juhitavusel. Külg libisemise korral vajuta sidur alla. Automaadi puhul vabasta gaasipedaal, keera rooli libisemise suunas. See aitab taastuda ratta haardumisel. Seejärel juhi sõiduk soovitud suunas. Ole täpne rooli tööga, kui sõiduki juhitavus hakkab taastuma. Rool peab olema otse enne, kui sõiduk on otse. Muidu jätkub kõik teises suunas. Kindlasti olete Eestimaa teedel liigeldes märganud muutuvteabega liiklusmärke. Ja ehk olete isegi mõelnud, et kes küll neid muudab ja kuidas nad teavad, millal mingit teatud liiklusmärki muuta. Kohe saabub selgus. Hetkel viibime Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuses. Liiklusjuhtimiskeskuses siis me juhime elektroonilisi liiklusmärke ja haldame meie liiklusinfo portaali Tark.ee. Mis asi see muutuvteabega liiklusmärk täpsemalt on? Need on siis märgid, mida me saame vastavalt vajadusele muuta. Ehk me saame seal kehtestada erinevaid kiirusi kiirusmärkidel. Meil on ka muutuvad hoiatusmärgid, kus me saame vajadusele erinevaid hoiatusi näidata liiklejatele. Ja samamoodi on meil ka olemas siis veel suuremad infotablood, et kus me saame ka tekstiga anda liiklejatele siis kas hoiatussõnumeid või ka igasugust muud liiklust puudutavat informatsiooni. Tänaseks on meil siis elektroonilisi liiklusmärke 184. 2 aasta pärast peaks olema juba üle 300, ehk neid tuleb ka palju juurde. Aga eelkõige siis on meil elektroonilised liiklusmärgid meie 2 põhitrassil, Tallinn-Pärnu maanteel ja Tallinn-Tartu maanteel. Siim, ole hea, selgita mulle, siin on nii palju märke, nii suured ekraanid, nii palju ma saan vist aru, et siin on vist Tallinna ots ja siia poole vist siis jääb Tartu, jah? Jah, et siin on meil siis meie juhtimissüsteemi kuva, et siin üleval jookseb meil Tallinn-Tartu maantee, kus on kuvatud kõik siis meie kiirusmärgid ja infotablool ja need hetke näidud. Need on praegu täpselt see, mis Tallinn-Tartu maanteel praegu hetkel on. Just, et siit läheb kõigepealt Tallinn-Tartu suund kuni siis Tallinnast Võõbuni ja siis teiselt poolt tuleb Võõbu-Tallinn suund. Ja nagu näha, kuna praegu on meil talvised olud, siis on meil kiirus
madalam kui 90, maksimaalne jah. ja 90 ja meil on ka suurtel tabloodel kuvatud hoiatused. Aga ma tahaksin näidata ka Tallinn-Pärnu maanteel, et siin on huvitav, et kõigepealt on Tallinn-Pärnu maanteel samamoodi kiirused, ka siin on meil talvised olud ja libedus, aga siin on meil ka hetkel avarii arekandis. Eelnevalt sellele arekohale eelnevalt Tallinna suurel on meil Saugal infotabloo, mis siis hoiatab liikleid, on tegemist avariiga ja avarii on 16 kilomeetri kaugusel. Ja teise suunas Pärnu suunas siis on meil infotabloo lähim Märjamaal, mis siis kuvab infot Pärnu suunas liiklejatele, et see avarii on 44 kilomeetri kaugusel. Aga ma tunnen ka põdra ära siit. Tema nüüd tegelikult, mis see näitab, et kuskil on ökodukt või mis asi? Ja siin Kose-Võõbu teel on meil siis 3 tegelikult loomade ülekäigu kohta, mis on siis varustatud tuvastussüsteemiga. Ehk et kui radarid tuvastavad nendes kohtades looma, siis me alandame nendes kohtades kiiruse 70 kilomeetrile tunnis ja hoiatusmärgid paneme ka vilkuma. Kõik muutuva teabega liiklusmärgid on meil ühendatud keskse juhtimissüsteemiga. Kesksesse juhtimissüsteemi tulevad ka andmed meie teelmajaamatelt ja näiteks ka avarii andmed häirekeskuselt. Ilmajaama andmed edastatakse liiklusjuhtimissüsteemi iga 5 minuti tagant ja pidevalt siis juhtimissüsteem kontrollib vastavalt seadistatud juhtimisreeglitele, et millised on konkreetsetel siis teelõikudel sõidutingimused. Talv tähendab Eestis palju enamat kui lihtsalt lumist teed. Juhid peavad arvestama näiteks nii musta jää, pimeduse, vihma, tuule kui ka lörtsiga. Lisaks on Eesti talve eripära, et sõidutingimused võivad muutuda väga kiiresti. Teel olev vesi jäätub ning vihm muutub lörtsiks vaid minutitega. Seega olenemata hetkel valitsevast ilmast on tarvis meeles pidada, et talv on teel. Talv on teedel ja see tähendab seda, et ka hooldeautod on teedel, lükatakse lund, puistatakse soola ja tihtipeale tekib olukord, kus see hooldeauto sõidab ees ja siis on ju kiusatus hooldeautost mööda sõita. See on aga veidi keerulisem kui mingist teisest aeglaselt liikuvast autost möödasõit. Et esiteks peab üldse mõtlema, et kas seda möödasõitu kindlasti ikka on vaja teha või ei ole vaja teha, et võib-olla kannatab natukene aeglasemalt liikuda ka. Tänapäeva sahad liiguvad päris kiiresti, aga kui nüüd selgub, et möödasõit on siiski hädavajalik ja tuleb minna, siis tuleb arvestada sellega, et hooldeauto on lai oma gabariidilt. Kui ta lükkab lund, tal on sahk ees. Hooldeauto kõhu alt käib välja külgsahk, mis tuleb pea auto laiuselt ju auto gabariidist välja. Ehk see möödasõit peab olema tehtud päris suure ohutusvaruga, külgvahe peab oluliselt pikem olema. Ja teine asi on see, et tulebki arvestada sellega, et selle auto ees, mis lükkab parasjagu teelt lund ära, ei ole ju keegi seda lund ära lükanud ja tee on seal oluliselt lumisem. Mattias, milliseks sa autojuhiks ennast pead? Kas sa oled selline pigem rahulik sõite või selline, kes paneb ikkagi gaasi põhju? Ma pean ennast selliseks autojuhiks täpselt, mis mu sõbrad ja elukaaslane ütleb, et täielik vanaisa roolis, sest et mul on kuskilt kinni jäänud, mul vist autokooli õpetaja ütles, et sul peab käed minema, ulatuma üle rooli sirgelt, niimoodi randmed puhkavad seal. Ehk et kui kõik mu eakaaslased on pigem nagu need tüübid, siis mina olen nagu sirge seljaga niimoodi sõidan ja üldiselt kordagi ei lähe üle piirkiiruse. Mattias, mida sa tänasel libedasõidul sellisel katsel teada uut said ja kuidas sul läks ka siis oma arvates? Esimene katse läks mul tegelikult oodatust paremini, kui see teile võib-olla tundus. Et te olite veidi kaugemal, teile tundus, et ma lihtsalt sõitsin otse läbi ja ma ei teinud mitte midagi, aga kui te vaatate sellist sisemist, seest kaadrit vaatate, lõigake siia, siis on näha, et ma ikkagi näen vaeva ühele poole, teisele poole, aga mingi 7 asja tegin tõenäoliselt valesti ja lõpuks ma sõitsin lihtsalt otse läbi sellest koonusest. Aga mida sa kaasa võtad? Mida sa targemaks said täna? Ma võtan kaasa vist ikkagi üldkokkuvõte on see, et lihtsalt kui sul pole väga aimu, mis see teeolu võib tähendada sinu sõidu nagu tingimuste jaoks, siis võta lihtsalt hoog maha. Et siin on need detaile nii palju, et oleneb, millal sa midagi näed, et ei saagi öelda, et millal siduriga minna mööda, millal pidurdada on vaja, millal on targem hoogu anda, millal hoogu vähendada. Pigem lihtsalt hoog maha rahulikult, kui sa ei tea, mis tuleb.
mis asi on tarktee.ee ja kuidas autojuhtidel on sellest kasu? Tark tee on meie liiklusinfoportaal, et talvel targast teest saavad liiklejad näha meie teelmajaamade näite. Ehk sealt saab teeseisu hinnangu, kas tee on kuiv, märg, jäine, lumine. Lisaks seal saab näha, kas on sademed hetkel, mis on selles saju tihedus. Seal on ka teekaamera pildid. Teekaamerad edastavad fotosid teepinnast siis iga 10 minuti tagant. Et liikleja siis eriti talvel just, et enne kui ta alustab oma sõitu, siis me soovitame avada Tark tee portaal ja vaadata siis, et tema siis soovitaval marsruudil, et millised on hetkel valitsevad teetingimused. Ja lisaks targas tees me kuvame ka meie muutuvate kiirusmärkide hetke näite ja ka hoiatusmärkide hoiatusi. Sealt saab ka pildi ette nendest kehtivatest teeoludest, et kui see kiirus on madalam, kui maksimaalne, et see ka juba viitab siis sellele, et teetingimused on hetkel halvenenud. Loodetavasti sai meile kõigile nüüd selgemaks, kuidas tuleb õigesti helkurit kanda ja kuidas käituda, kui auto peaks libedal teel juhitavust kaotama. Tegelikult on olulisem üldsegi lähtuda hoopis teistpidi. Kuidas käituda, et auto libedal teel juhitavust ei kaotaks? Seda on oluliselt lihtsam teha, kui sõiduki juhitavust taastada. Õppesõiduplatsil on juhitavuse taastamine tehtav, teeliikluses tihti võimatu. Kokkuvõtteks saab öelda, hea juht on see, kes ei satu olukordadesse, millest osav juht veel välja tuleb. Ja pidage siis meeles, et talvistes oludes kulub 90 kilomeetrit tunnis liikuval sõidukil pidama jäämiseks palju rohkem aega ja peatumisteekond on palju pikem kui suvisel ajal. Nutikas juht planeerib oma sõite ette ja varub selleks piisavalt aega. Sõbrad, kõik algab ju meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja kaasliiklejatele. Ärme kihuta. Kanname alati pimedal ajal helkurit ja kui oleme autoroolis, siis jälgime liiklusmärke ja ka teeolusid. Turvalist liiklemist, kõike kaunist. Tšau!